Ma mõtlen, et aeg-ajalt võiks inimene teha oma elus mingit inventuuri ja praegu, kui me oleme selles erilises olukorras, siis on meil antud see aeg, et mõelda natukene iseenda peale ja kuidas meie elu on parajasti. Selleks seda võib teha paber ja pliiatsi peal, aga samas võib ka väga mõnusalt selliseid looduslikke vahendeid kasutada. Ja mina pakun välja sellise variandi, et võiks mõelda kõigepealt nende asjade peale, mis meie elus on hästi. Need on sellised asjad, mis näiteks, et meil on olemas kodu, meil on olemas sõbrad, meil on pere, kes meid armastab. Ja need on sellised asjad, mis võib-olla ei vaja meilt nagu igapäevast tähelepanu, nad on olemas ja nendega on hästi. Siis kindlasti on elus ka selliseid asju, mis meil on ka hästi, aga vajavad sellist igapäevast tegelemist. Et ei saa neid päris nagu oma pead jätta, et vaja seemneid külvata või vaadata, et kuidas neil seal läheb. Need võivad olla need asjad, mis meil igapäevast hoolt vajavad. Näiteks, et tööalaselt ikkagi on vaja täiendada ennast pidevalt või midagi uut juurde õppida või midagi teha, eks ju, et sa ei saa jätta neid ilma tähelepanuta. Tavaliselt on need ka mingid sõprussuhted näiteks, et need ka vajavad igapäevast hoolt. Siis on meie elus ka mingid sellised asjad, mis on halvasti. Ja nad on halvasti ja me ei saa seda muuta. Näiteks praegu see eriline olukord, kus me oleme, meie ei saa seda muuta. Me peame sellega leppima, me peame sellega kohanema. Elus on muid asju ka teinekord, et kui lähedasega midagi juhtub, eks ole, sa ei saa mitte midagi teha, see on lihtsalt ja sa kohaned ja õpid sellega elama. Siis on meil elus ka mingid sellised asjad, mis on halvasti, millega me ei ole rahul. Nad häirivad meid, me tahaksime, et selles olukorras toimuks mingi muutus ja me peame sellega tegelema. Asjad on halvasti. Näiteks hetkel, kui olete jäänud ilma tööta, võiks mõelda, et aga mida ma saan teha selleks, et mul oleks sissetulek. Kas ma olen valmis minema maale näiteks, kus vajatakse praegu abikäsi või saan ma midagi muud teha, miskit muud moodi ennast arendada, mida mulle meeldib teha, mida ma oskan teha, pakkuda seda oma võimalust, et mitte jääda ilma sissetulekuta. Ja kokkuvõtteks võikski öelda, et tasub tegeleda siis nende asjadega igapäevaselt, mis on hästi, aga vajavad siiski tähelepanu ja nende asjadega, millega me rahul ei ole. Ja mitte raisata siis energiat selle peale, mida me muuta ei saa või mis on meist sõltumata hästi.